Šokeerivad teated tulevad Iraanist. Vahetult enne seda, kui läbirääkijad pidid lahkuma Pakistani, pani Iraani revolutsiooniline kaardivägi nad koduaresti alla. Ja nüüd on läbirääkimised peatatud ning Iraani revolutsioonilise kaardiväe sõdurid tähistavad Teherani tänavatel. Revolutsiooniline ülestõus Teheranis. Iraani revolutsiooniline kaardivägi on pannud Khalifpafi, Peshkazini ja Aragachi koduaresti alla. Meid on 3 inimest, kes kuuluvad Iraani tsiviilvalitsusse. Khalifpaf on parlamendi spiiker, Peshkazin on president ja Aragachi on välisminister. Need on need, kes soovisid jätkata läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega. Ja kuna nad arreteeriti eile, on läbirääkimised nüüd peatatud. USA delegatsioon ei läinudki tegelikult lennukile, et sõita Islamabadi, kui nad sellest raportist teada said. Siin on, mida Trump pärast uudise avalikuks tulekut ütles. Tuginedes asjaolule, et Iraani valitsus on tõsiselt lõhenenud ning Pakistani feldmarssali Asim Muniri ja peaminister Sahabat Zarifi palvel on meil palutud peatada rünnakud Iraani vastu seni, kuni nende juhid ja esindajad suudavad välja tulla ühtse ettepanekuga. Seetõttu olen andnud meie sõjaväele korralduse jätkata blokaadi ning olla kõigis muudes aspektides valmis ja võimeline tegutsema. Seetõttu pikendame relvarahu seni, kuni nende ettepanek on esitatud ja arutelud on ühel või teisel viisil lõpule viidud. Nagu ma eile videos rääkisin, oli peaaegu kõik, kaasa arvatud mina ise, üsna optimistlikud, et läbirääkimised lähevad edasi, hoolimata sellest, et riigis käib omamoodi kodusõda. Seda sellepärast, et me kuulsime pidevalt teateid Iraanist ja teistest uudistekanalitest, kellel oli ligipääs läbirääkimistes osalevatele ametnikele, et iraanlased plaanivad tulla Islamabadi läbirääkimistele. Ja see oli eile. Aga viimasel hetkel ei suutnud Iraani revolutsiooniline kaardivägi lihtsalt lubada läbirääkimistel edasi minna. Nii et nad tegid midagi, mida keegi ei oodanud. Nad lõpetasid kõik ära. Kui USA sellest teada sai, siis reis tühistati. Ja avalduse, mida me just lugesime, andis välja president Trump. Kohe pärast seda, kui tuli uudis, et läbirääkimised jäeti ära või vähemalt lükati edasi, korraldas Iraani revolutsiooniline kaardivägi Teheranis suure meeleavalduse. Sõdurid ja toetajad kogunesid ning nagu te oma ekraanil olevast klipist näete, toodi välja isegi rakett ja hakati selle otsas pilutsema. Need on Iraani revolutsioonilise kaardiväe sõdurid või võib-olla Basiji sõdurid, kes on väga rõõmsad, et läbirääkimised edasi ei liigu. Ma ei ole kindel, kas see on päris rakett või lihtsalt koopia, kuid see klipp annab meile aimu meeleolust ja eesmärgist, mis Iraani revolutsioonilisel kaardiväel on. Nad ei taha, et läbirääkimised edasi liiguksid. Nad tahavad, et sõda kestaks nii kaua kui võimalik. Iraani revolutsioonilise kaardiväe komandöride vaatenurgast annab sõda neile rohkem põhjust oma haaret Iraani ühiskonna üle laiendada ja oma võimu kindlustada. Ja just sellepärast ei taha nad, et keegi teine rahulepet läbi räägiks. Nad tahavad, et sõda kestaks seni, kuni Iraanis pole enam ühtegi fraktsiooni, mis IRGC-le vastu seisaks. Nii saabki IRGC-st ainus võimul olev fraktsioon. Siis püüaksid nad tõenäoliselt välja mõelda mingi rahuleppe, mille järgi sõjavägi võtab Iraanis võimu üle ja tsiviilvalitsus kaob täielikult. See on olnud nende eesmärk algusest peale ja nüüd näevad nad selleks võimalust. Nüüd liigume USA poole. Tegelikult on meil palju telgitaguseid üksikasju selle kohta, mis täpselt eile juhtus. See raport pärineb Wall Street Journalilt. See näitab meile täpselt, kuidas asjad ovaalkabinetis kulgesid, kui kõik sai teada, et USA ei lähe Islamabadi, kuna iraanlased loobusid kohtumisest. Kui administratsioon sellest uudisest teada sai, algas terve päeva jooksul rida koosolekuid. Asepresident J.D. Vance, erisaadikud Jared Kushner ja Steve Witkoff arutasid kõiki võimalusi koos president Trumpiga. Nendel koosolekutel ütlesid luureabilised Trumpile, et Iraani valitsus ei ole ühtne üksus. Teherani karmijoonelised fraktsioonid ei olnud valmis ühelegi USA nõudmisele järele andma. Ja just siis kerkis üles üks küsimus. Kas Iraan on üldse võimeline läbi rääkima ja pidama kinni kohustustest, millega ta läbirääkimistel nõustub? Tegelikult nägime selle kohta täiuslikku näidet vaid 3 päeva tagasi. Me nägime, kuidas välisminister Aragachi säutsus, et Hormuzi väin on avatud. Ja siis hakkasid IRGC sõdurid laevadele Hormuzi väinas ütlema, et kuulge, ärge kuulake seda idiooti. Väin ei ole avatud. See juhtus avalikul rahvusvahelisel areenil. Tsiviilvalitsus ütles üht, aga sõjavägi rääkis hoopis midagi muud. Ja kahjuks, nagu me oleme ajaloos korduvalt näinud, võitsid selle võitluse need, kellel olid relvad. Sel ajal, kui see kõik toimus, arutasid Trump ja tema meeskond Valges Majas, kas alustada uuesti Iraani pommitamiskampaaniat. Kuid päeva lõpuks otsustati hoida survet mereblokaadi kaudu ja jätkata relvarahu veel mõne päeva jooksul. Nüüd, liikudes tagasi Iraani poolele, on meil tegelikult mõned avaldused erinevatelt inimestelt. Vaatame need ükshaaval läbi.
Esiteks on meil välisminister Aragachi. Ma ei ole päris kindel, kas see on tema, kes selle välja säutsus või kasutab IRGC tema telefoni. Aga siiski ta ütleb, et Iraani sadamate blokeerimine on sõjategevus ja seega relvarahu rikkumine. Kaubalaeva ründamine ja selle meeskonna pantvangi võtmine on veelgi suurem rikkumine. Iraan teab, kuidas piiranguid neutraliseerida, kuidas oma huve kaitsta ja kuidas kiusamisele vastu seista. Lubage mul nüüd see Iraani loogika kõigile segaduses olijatele selgeks teha. Iraani sadama blokaad on rikkumine. Aga kui Iraan blokeerib Pärsia lahe riike, siis see on juba Islami Vabariigi jumalik õigus. Ja kõige selle juures, kui me astume sammu tagasi ja vaatame ajajoont, siis saame aru, kes selle kõige alguses üldse käivitas. Just Iraan alustas Hormuzi väina blokaadiga ja Iraan oli see, kes hakkas ründama tsiviillaevu rahvusvahelistel vetel. Seejärel oli see Iraan, kes hakkas ründama sadamaid ja alustas rünnakuid laevadele Pärsia lahe riikides, kes ei ole selles sõjas osalised. Ja siis Iraan nõustus relvarahu ajal Hormuzi väina avama, kuid tegelikult nad seda ei teinud. Ja siis hakkasid Ameerika Ühendriigid Iraani sadamaid blokeerima. Siis sai islami režiim aru, et Iraani majandus sõltub Hormuzi väinast palju rohkem kui USA majandus. Siin on rohkem üksikasju kindral David Petreuselt. Kuulake. Neil on kodus siiski teatavaid reserve, väidetavalt umbes $35 miljardit. Ja neil on Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas umbes 180 miljonit barrelit naftat, mis võiks samuti olla neile tuluallikaks. Nii et nad ei ole veel meeleheite äärel, aga tead, 80–90% nende majandusest sõltub sellest, mis nende sadamatesse sisse ja välja liigub. Ja see ei ole praegu lubatud, sest me oleme õigustatult vastanud nende blokaadile vastu blokaadiga, öeldes, et kui teie seda ei ava, siis ei avata seda ka teie jaoks. Ja see ongi see, mis tuleb siin lahendada, nii et mitmed olulised küsimused. Ja siis president Trump tegi avalduse, kus ta rääkis just sellest punktist. Iraan on rahaliselt kokku varisemas. Nad tahavad, et Hormuzi väin avataks kohe. Neil on raha hädasti vaja. Nad kaotavad päevas $500 miljonit. Sõjavägi ja politsei kurdavad, et nad ei saa üldse palka. Nüüd räägime sellest, kuidas rahandusministeerium karmistab sanktsioone Iraani majanduse suhtes. Aga enne kui me sellega tegeleme, las ma näitan teile veel paar kommentaari Iraani ametnikelt, sest need on tõesti kohutavad. 2 erinevat kontot, mis on poolametlikult seotud Iraani revolutsioonilise kaardiväega, ütlesid avalikult, et kõik Araabia Ühendemiraatides, Kataris, Bahreinis, Saudi Araabias ja Kuveidis peaksid oma riigid kohe maha jätma. Nüüd, ma ei tea, kuidas teil on, aga minu jaoks kõlab see nii, nagu Iraan kutsuks üles etnilisele puhastusele ja nad toovad eraldi välja riigid, kus enamus on sunniitlikud moslemid. Samuti on oluline välja tuua, et need riigid ei ole selles sõjas üldse osalised. Iraan ei maininud Ameerika Ühendriike. Nad ei maininud Iisraeli. Nad sihivad just sunniitlikke moslemiriike, sest nad teavad, et need riigid ei hakka vastu, kuna nad ei taha selles sõjas osaleda. Tegelikult on paljud neist riikides keelanud Ameerika Ühendriikidel kasutada oma õhuruumi rünnakuteks Iraani vastu. See on lihtsalt puhas terrorism, mida Iraan korraldab riikide vastu, kes pole üldse seotud. Ja Iraani vaatenurgast on see ainus asi, mida nad teha saavad. Nad ei suuda Ameerika Ühendriike sõjaliselt võita. Nad ei suuda omaenda õhuruumi kontrollida, kui sõda peaks uuesti algama. Ja see tähendab, et ainus valik, mis neil on rünnata tsiviiltaristut teistes riikides ja loomulikult rünnata tsiviillaevu Hormuzi väinas. Siin on David Petraeus, kes selitab taas, kuidas Iraan elab terrorismi abil ellu. Ilmselgelt on meil sisemaised väljakutsed, kui see jätkub. Ilmselgelt on neil suured majanduslikud ja finantsilised raskused, kui see jätkub. Ja ma ei usu, et kumbki pool tegelikult tahab naasta täiemahulise lahingutegevuse juurde, teades, mida see võiks tähendada. Ja pidades meeles, et jah, meie sõjaväelased on suurepäraselt täitnud neile seatud eesmärgid. Kuid Pärsia lahe riikide infrastruktuur on saanud kahjustada ja me kindlasti ei taha näha selle jätkumist. Kui ma olin mõned nädalad tagasi Dohas, öeldi mulle, et 17% nende LNG tootmisvõimsusest on järgmised 3–5 aastat rivist väljas, kuni nad suudavad selle taastada. Nii et siin on palju dünaamikat, Jesse, mis hakkavad rolli mängima ja määravad, kas kokkulepe liigub edasi, võib-olla ajutine kokkulepe, mis võimaldab relvarahu pikendamist veelgi ja võib-olla isegi veelgi rohkem. Kui Iraan ähvardab terrorismiga, siis USA rahandusministeerium karmistab sanktsioone Iraani hääbuva majanduse vastu. Enne kui me sellest räägime ja enne kui räägime operatsioonist majanduslik raev, tuletan kõigile kiiresti meelde, et vajutage allpool meeldib nuppu ja tellige kanal. See aitab meid tõesti algoritmis ja ei maksa teile midagi peale 1 sekundi.
nii et kui saate, võtke hetk, kerige allapoole ja vajutage seda tellimisnuppu. See tõesti muudab midagi. Nüüd räägime operatsioonist majanduslik raev. Eile kehtestas Rahandusministeerium sanktsioonid 14 üksuse suhtes, kes aitasid Iraani režiimil relvi hankida. Seejärel andis rahandusminister Scott Bessent välja avalduse, kus ta rääkis konkreetselt blokaadist ja sellest, millist kahju see Iraani naftatööstusele teeb. Ameerika Ühendriikide merevägi jätkab Iraani sadamate blokaadi. Mõne päeva pärast on Kargi saare ladustamisvõimsus täis ja Iraani haprad naftakaevud suletakse. Iraani merekaubanduse piiramine siib otseselt režiimi peamisi tuluallikaid. USA rahandusministeerium jätkab maksimaalse surve avaldamist majanduslike jõumeetmete kaudu, et süstemaatiliselt vähendada Teherani võimet raha teenida, liigutada ja tagasi tuua. Iga isik või laev, kes neid rahavoogusid hõlbustab, riskib USA sanktsioonidega. Me jätkame Iraani korrumpeerunud juhtkonna poolt varastatud vahendite külmutamist Iraani rahva nimel. Nüüd las ma selgitan, mida ta mõtleb, kui ta räägib tootmise peatamisest, sest see on tegelikult väga suur asi. Näete, kui blokaad algas umbes 10 päeva tagasi, 13. aprillil oli Iraanil Kargi saarel umbes 20 miljonit barrelit vaba hoiustamisvõimsust alles. Kuna nad ei saa enam oma naftat välja vedada, kui see maht on täis, on Iraan sunnitud oma naftakaevud sulgema ja neid nimetataksegi tootmise peatamiseks. Need peavad seda tegema, sest neil pole kuhugi pumbatavat naftat ladustada. Need tootmise peatamised on infrastruktuuri mõttes väga ebameeldivad. Kui tootmine on peatatud, sõltub selle taaskäivitamise võimalus kogu infrastruktuuri seisukorrast. Kui see on vana ja kulunud, võib see põhjustada püsivaid kahjustusi ning nafta pumpamise taasalustamiseks oleks vaja miljardeid uusi investeeringuid. See on raha, mida Iraani režiimil praegu pole. Aga lisaks sellele, oletame, et Iraan suudab mingil moel puurkaevud uuesti tööle panna. Nad kaotavad ikkagi umbes 5–10% naftast, mida nad muidu oleksid saanud. See juhtub sellepärast, et kui nafta puurkaev suletakse, imbub põhjavesi ning muudab suure osa põhjas olevast naftast aastakümneteks, võib-olla isegi kauemaks kasutamiskõlbmatuks. See tähendab, et Iraani režiimi jaoks ei ole asi ainult selles rahas, mida nad praegu blokaadi tõttu kaotavad. Kui nad peavad nafta puurkaevud suldema, kaotavad nad tulevikus miljardeid dollareid, sest neil pole võimalust maa seest pumbatavat naftat ladustada ega seda riigist välja vedada. Seepärast hakkas Iraan täna hommikul ründama laevu Hormuzi väinas või põhimõtteliselt laevu, mis ootavad Pärsia lahes ning haaras need kinni ja viis Iraani sadamatesse. See on Iraani vastulöök USA blokaadile, kuid kahjuks ei võta nad tegelikult sihikule Ameerika laevu. Selle salvestamise hetkel on nad rünnanud 3 laeva ja 2 neist on nad kinni haaranud. Neist 3 laevast 1 kuulub kreeklastele, 1 Araabia Ühendemiraatide ettevõttele, seega Pärsia lahe riigile, ja viimane kuulub Šveitsi ettevõttele. See tähendab, et ükski neist laevadest ei ole tegelikult Ameerika oma, kuid Iraan maksab Ameerika Ühendriikidele kätte, rünnates teistele riikidele kuuluvaid laevu. Ma arvan, et see ongi olnud Iraani strateegia kogu aeg. Lihtsalt tegeleda ülemaailmse terrorismiga, sest sõjaliselt nad vastu ei saa. Et mõista, miks Iraan praegu niimoodi käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islami revolutsioon. Tegelikult peame minema veel kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraani Kadzaaride dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Tead mis? Just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui oled keegi, keda huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti mine ja kuula seda. Saad seda vaadata, klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsates oma ekraanil lõppekraani ehk videole, mis on sinu ekraanil.